Tere päevast, head spordiajaloo huvilised spordisõbrad, podcasti kuulajad. Minu nimi on jätkuvalt Kalle Voolaid ja mul on au juhatada sisse järjekordne Eesti Spordi Olümpiamuuseumi podcast Rüti 15. Oleme kogunenud oma kodudesse mikrofonide ette. Koos minuga on täna saates Spordimuuseumi peavarahoidja Kaarel Antons. Tervitused minu poolt. Ja kuraator Rait Männik. Minu poolt tervitused. Oleme siis taas lahkamas põnevaid teemasid meie spordimaailmast ja seekord ka sellist rahvusvaheliselt huvitavamat teemat. Võib-olla olete te ka juba tähele pannud, et viimastel päevadel on räägitud nimelt sellest, et on möödunud 100 aastat ühest üsnagi märgilisest sündmusest, õigemini selle sündmuse algusest ja see sündmus oli siis Belgias Antwerpeni linnas alanud olümpiamängud, mis läksid käima siis 20. aprilli 100 aastat tagasi ehk aastal 1920. Kuigi olles kristallselt aus, siis need põhilised sündmused seal Antwerpeni olümpiamängudel küll tegelikult toimusid augustikuus, aga algus oli juba aprillis ja sellest, kuidas see kõik seal oli ja mismoodi eestlased sinna jõudsid, me siis täna räägimegi. Et lõpuks siis osales Antwerpeni olümpiamängudel 29 riiki vaid ja lõpuks päris uue riigina ainsana Euroopast oligi siis kohal Eesti. Ja võistlejaid kogunes 2626 29 riigist siis ja nendest oli 65 naisterahvast, nii et oli ka ikkagi naiste sport oli ikkagi juba olümpial tuntud. Nagu ilmselt ajaloohuvilistena te head kuulajad ju teate, siis aasta 1920 oli ju mitmes mõttes keeruline aasta ja väga huvitav aasta ka samal ajal. Maailmas oli just lõppenud esimene maailmasõda ja see oli käivitanud terve hulga poliitiliselt keerulisi sündmusi mitmetes maailmapaikades ja kõigi nende keeruliste aegade käigus siis õnnestus ju meil siin Eestis saavutada tänu vabadussõja võitmisele iseseisvus ja aasta 1920 oli just see, et kui kõik need sõjad olid hakanud lõppema või juba lõppenud ja otsiti selliseid positiivseid asju, positiivseid elamusi, seda oli kõigil vaja, aga noorel Eesti riigil oli sellist positiivset tunnustust muidugi eriti vaja. Ja sport on ju sellises olukorras alati üks hea valik. Nii et see oli hetk, kus Eestil oli olümpiamängudele kindlasti vaja minna ja see meil lõpuks ka õnnestus, aga see, kuidas see kõik algas, tegelikult siin tasuks hetkeks minna veel varasemasse aastasse, siis aastasse 1919, kui meil Tallinnas novembrikuus peeti spordikongressi ja Kaarel, kas sa oleksid nii lahke ja võib-olla avaksid meile neid tagamaid ja neid otsuseid, mis seal spordikongressil siis vastu võeti ja eeskätt siis võib-olla selle olümpiaga seoses? Tõepoolest, et see olümpiale eelnenud spordikongress siis 19. aastal on läbi aegade võib-olla üks siukseid, kui me üldse räägime konverentsidest või kongressidest, et mis on spordis toimunud kõige rohkem Eesti spordielu mõjutanud, et kuigi ta eestvedajaks, kuna sel hetkel ju ei olnud veel Eesti spordis oma nii-öelda katusorganisatsioon ja veel vähem puudusid kõikvõimalikud alaliidud, ehk Eesti sport oli riigi mõttes või suurvõistlustel käimise mõttes oli täiesti juhitamatu ja seetõttu siis spordiselts Kalevi eestvedamisel toodi kokku selline või vähemalt üritati suhteliselt laiapõhjaline kongress kokku kutsuda, et siis panna paika mitmed tuleviku teetähised, et mida vaja on. Et oli ju vaja selliseid asju nagu Eesti oma spordi katusorganisatsiooni ehk võeti vastu otsus Eesti spordiliidu loomiseks ja kindlasti, mis veel seal tõesti ära tehti selle kongressi juures, nagu meie tänase saate vinklis on see, et võeti vastu ka otsus jõuliselt suruda ennast sellisele rahvusvahelisele spordiüritusele, nagu need on olümpiamängud, ehk siis järgmisel aastal suveolümpiamängudele. Ja miks võib-olla seal spordikongressil võeti veel vastu erinevaid otsusi, võib-olla, et olümpiamängude seisukohast, kui vaadata, siis seal minu arvates sellel spordikongressil just selle
olümpiamängudele minekuga võetigi suund võib-olla järgnevateks aastakümneteks ja võib-olla isegi kauemaks on Eesti ikkagi kõige olulisemaks nii-öelda spordi nagu selleks tõeliseks eesmärgiks on ikkagi see kõige kõrgem, see mäetipp on ikkagi olümpiamängud või võeti suund sellisele olümpiaspordile. Et seetõttu see spordikongress 19. aastal on kindlasti seotud 20. aasta eestlaste Antwerpeni minekuga. Ja tegelikult samal ajal ju hakati tegema ka juba selliseid praktilisi ettevalmistusi. Ma arvan, et ma ei eksi, kui ma kinnitan, et see ettevalmistus algas Tondil, kuhu koguti kokku siis sellised tublimad või võimekamad spordimehed nii-öelda spordikursuste nime all. Aga tegelikult siis on meie ajaloo kirjutuses seda ka ikkagi tihtipeale nimetatud üsnagi otseselt ka selliseks varajaseks olümpia ettevalmistuslaagriks. Ehk siis need sportlased, keda sinna kursustele koguti, nendest loodeti tegelikult ka meie tulevase olümpiakoondise sellist olulist tuumikut. Et võib-olla siin ma mainiks enne Raiti ära selle, et võib-olla sellise arutelu teemana, et mida ka ei maksa selle esimese olümpiamängudele mineku juures ära unustada või ka selle Tondi spordikongressi juures on ikkagi selline spordiselts Kalevi roll ka ja nende eestvedajalt meest nagu Leopold Tõnson, et ühest küljest tõesti olulisemad mehed seal Tondil olid, aga natuke vist tundub, et seal ka see Kalev nii-öelda oli nagu see võimutseja ja võib-olla kui 12. aastal siis eelmisel korral, kui Tsaari-Venemaa eest Eesti sportlased käisid olümpiamängudel, siis spordiselts Kalevil sinna minek nii-öelda, kui me otse välja ütleme, ebaõnnestus. Aga siis mulle tundub, et läbi selle nii spordikongressi või kui ka nende Tondi spordikursuste Kalev ei jätnud enam midagi juhuse hooleks või mida sina, Rait, arvad? No neil kursustel oli vist õige mitu eesmärk või püüti tabada siis mitu kärbest ühe hoobiga, et üks oli see, et kaitseväele spordiinstruktorite ettevalmistamine ja selle kõrvalt siis loodeti ka soodustada olümpiakandidaatide ettevalmistamist. Et juba kas või see Tallinna spordi või Tondi kasvulmõttes olnud spordikursuste loomine sai teoks tänu kaitseminister Andres Larka käskirjale, kes siis Leopold Tõnsoni sinna etteotsa määras. Ja kõik see toimus ju üsnagi vahetult peale vabadussõda, et nii nagu on tolleaegselt edasi andnud tollast õhkkonda, et meestel oli veel püssirohu lõhmann ja oldi tuldud punaseid vihtumast Peipsi verelt ja Narva kaevikutest. Ja tegelikult ka meie tollased suuremad spordiassad Tammer koos Blumbergiga olid ju, Harald Tammer ja Aleksander Blumberg olid ju ise vabadussõjas kaasa löönud ja koos lausa kõrvuti kuulipilduja taga Eesti omariiklust kaitsnud. Ja nii on ja arusaadavalt selline sõjakas meeleolu valitses ja mitte ainult siis Eestis, vaid nagu me kohe näeme, siis tegelikult ka Belgias, kus neid olümpiamänge pidama hakati. Aga tulles tagasi selle Leopold Tõnsoni isiku juurde, siis kahtlemata tegemist oli suure visionääri ja tegude inimesega, eriti tolles ajas, kus ilmselt seda teadmist oli hästi vähe, kuidas mingeid asju ajada. Küll aga oli sellist julget pealehakkamist ja head entusiasmi, mille najal seda asja ajada. Ja mulle küll tundub, et Leopold Tõnson oli peaaegu kas ainuisikuliselt, aga üks nendest veduritest küll, tänu kellele see olümpiakutse ju meil lõpuks saadi. Et kui me nüüd seda meenutame, kuidas seda asja ajama hakati, siis juba ka Kaarel sa mainisid, et loodi organisatsioon nimega Eesti Spordiliit. Ja kui nüüd läbirääkimistesse asuti belglastega ja rahvusvahelise olümpiaelu edendajatega, et Eesti võiks sinna olümpiamängudele jõuda, siis just Eesti Spordiliit seda kirjavahetust pidama hakkas. Ja kui me nüüd näpuga olümpiareeglistikus järgi ajame, siis me ju näeme tegelikult, et lähtealus selleks, et üldse olümpiamängudele mõni riik saaks jõuda,
on ju tegelikult see, et selle riigil peab olema Eesti olümpiakomitee ja Eesti olümpiakomiteed ju ei olnud. Nii et tegelikult puudus see minimaalne ja vajalik tingimus, kuidas üldse olümpiamängudele minna, aga ometi hakati minema ja kõige uskumatum on see, et tegelikult ju saavutati ka lõpuks edu, et see Eesti Spordiliidu poolt algatatud läbirääkimised tõid edu. Ja võib-olla see on nüüd see küsimus, mida me võiksimegi natukene siin spekuleerida või arutleda, et kuidas seda edu siis, miks seda edu saavutati nendes läbirääkimistes. Kui neid kirju lugeda, need on arhiivides ka leitavad, siis eestlased rõhutavad nendes kirjades näiteks, et oldi suur spordimaa juba Tsaari-Venemaa koosseisus, eriti suurt edu saavutati tõstmises, maadluses ja kergejõustikus, kus suur hulk Venemaa rekordeid kuulus eestlastele. Aga mida veel tehti, oli see, et rõhutati ka lõppenud maailmasõjas liitlaste poolel olemist ja mulle tundub, et see võis olla üks selline oluline faktor, miks eestlaste taotlust siis ikkagi arvestati. Aga kas seal võis midagi veel olla või kuidas need reeglid üldse paika olid pandud? Seda vaadates siis tegelikult teiselt poolt oli täpselt sama seis, kui ma juba ütlesin, et Belgias oldi ikka üsna sõjakas meeleolus, siis belglased mängude korraldajatena olid näiteks täpselt seda meelt, et nemad sakslasi ja teisi nii-öelda vaenupoolel olnud riike seal nendel mängudel näha ei taha ja selleks olid vaja mingisugused sellised kavalad reeglid kokku leppida. Ja nende reeglite üks kandev tingimus oli nimelt siis läbirääkim või taotluste esitamisel võeti arvesse nende riikide taotlusi, kellele oli justkui varem olnud Rahvusvahelises olümpiakomitees esindus, ehk siis just nagu uusi riike tegelikult näha ei tahetud. Ja ka sellest tuli kuidagi Eesti puhtalt läbi. Mina spekuleeriksin siin sellise väitega, et Rahvusvaheline olümpiakomitee andis Eestile mingil põhjusel seni Tsaari-Venemaale kuulunud koha. Ehk et Eesti võeti mängudele Venemaa asemel. Ja mul ei ole küll väga palju tõendeid selle väite kaitseks, aga üks tõend või mitte tõend, aga üks selline arusaam, miks see võis nii minna, oli Pierre de Coubertini isikus, Rahvusvahelise olümpiakomitee juhi isikus, kes võis olla venelaste peale natukene kuri. Ja see, miks ta oli venelaste peale kuri, on siit ja sealt natukene läbi imbunud sellist infot, just kui oleks Coubertinil jäänud suured rahad Venemaale revolutsiooni käigus kinni ja uus Nõukogude Venemaa valitsus ei olnud üldse huvitatud mingisugustest rahaeraldustest sellisele nende jaoks ilmselt vähe olulisele organisatsioonile, Rahvusvahelisele olümpiakomiteele või Pierre de Coubertini isikule. Ja see võis olla mingisugune selline solvumine ja põhjus, miks Coubertinil tundus, et kui venelased minuga ei taha mängida, siis mina ei taha ka venelastega mängida. Sest et tegelikult ka Venemaa sportlased tol hetkel ju tahtsid tagasi tulla olümpiamängudele, aga need sinna ei lubatud. Küll aga siis lubati Eesti. Nii et minu poolt selline spekulatsioon, kas teil on mingisuguseid muid lisandusi sellesse värvide paletti? No, see on päris huvitav arvamus ja mingilt maalt see kindlasti võibki nii olla, sest kui me hakkame mõtlema selle peale, et miks mina jällegi rõhutaks, mida me täna vist kõik tahame rõhutada siin, et miks see eestlaste minek sinna oluline oli, on ikkagi see, et kui me vaatame üldse Eesti oma nii-öelda diplomaatia, rahvusvahelise diplomaatia nii-öelda sündi või tegevust, siis enne põhimõtteliselt 20. aasta alguses saavutatakse suur võit, sõlmitakse Tartu rahu ja siia mina kõrvale tookski, et järgmine juba siuke võib-olla mitte nii oluline võit, aga siiski spordimaailmas meie jaoks oluline võit on ikkagi samaaegselt enam-vähem saavutatud võit ka pääs olümpiamängudele, kui tegelikkuses tavaliselt ju ikkagi olümpiamängudele need riigid, kui me vaatame isegi ka hilisemat ajalugu siin, ütleme, Palestiina kui riigi nii-öelda võitlus olümpiale pääsuks, et ega sinna ennem ei pääseta, kui on saavutatud nii-öelda poliitiline tunnustus rahvusvaheliselt üldsuselt või suurriikidelt, siis eestlased tõesti sinna Antwerpeni mängudele põhimõtteliselt me saime sinna ikkagi ilma lääne suurriikide poliitilise toetuse, et mingid väga sellised huvitavad agad jäävad siia sisse,
et noh, teisalt olümpiamängud, mis sel ajal, kui me mõtleme ikkagi suuri tiitlivõistlusi ei olnud, sel ajal ta ikkagi oli maailmas nagu see kõige olulisem rahvusvaheline võistlus, kuigi riike võrreldes tänase päevaga on seal nii vähe, et noh, et äkki ikkagi lootus on, mida on Eesti spordi ajaloolased ka siin vihjanud, et äkki meid võeti kui selleks, et need mängud liiga kokku ei kuivaks, sest nende impeeriumite lagunemisega lisaks Eestile ju tegelikult nii-öelda iseseisva riigina tuli ju siia kõrvale veel Tšehhoslovakkia ja Jugoslaavia, kelle nii-öelda aladelt oli varasemalt käidud olümpiamängudel, aga mitte sellise suuruse riigiga või sellise nii-öelda iseseisva võistkonnana. Et noh, kui nüüd esimesed sellised trummipõrinad oma rindkerele teha, siis oli tore, et meie naabrid Läti ja Leedu ei olnud nii tublid kui meie. Jaa, see on üks asi, mida ma olen ka Läti ajaloolastelt mõnikord küsinud, et miks siis Läti venitas, et kui Eesti läks, et miks Läti ei läinud ja tegelikult neil ei ole head vastust ja on nagu nii-öelda kaitstud ennast umbes just selle samaga, mis siis Eestit nagu ei huvitanud või millest Eesti nagu edasi läks. Et rahvusvaheline olümpiakomitee ju ei tahtnud uusi riike ja et otsiti ainult neid, kellel juba oli esindatus olemas. Või et ei olnud ka sellist tugevat eestvedajat, näiteks ka lätlastel nagu eestlastel seesama juba mainitud Leopold Thomson oli. Nii et nii oli ja tegelikult oli ka Poola peaaegu ju minemas mängudele tookord ka sellise mõnes mõttes uue riigina, aga Poola siis ei olnud veel sõjategevusest välja tulnud ja poolakaid lõpuks olümpiamängudel ei nähtud, kui veel vaadata, mis siin Euroopas juhtumas oli samal ajal. Et see kirjavahetus jõudis siis rahvusvahelise olümpiakomitee ja rahvusvahelise olümpiakomitee nimel õigemini tegutsenud Belgia mängude korralduskomiteega jõudis õnneliku lõpuni 26. aprillil, ehk siis ka natuke rohkem kui 100 aastat tagasi tegelikult alles. Ja tuletagem nüüd varasemaid kuupäevi meelde, et juba tegelikult võistlused jääaladel Antwerpenis käisid, kui eestlased alles küsisid, kas me võiks ka tulla. Aga 26. aprillil see positiivne vastus siis lõpuks tuli ja Eestis algas innukas valmistumine. See ei olnud lihtne, nagu me juba oleme korduvalt aru saanud, et ei olnud aega, eriti ei olnud raha, otsiti otsetoetusi, saadi otsetoetust valitsuselt, korraldati eriline olümpialoterii ja nii edasi. Saadi sõjaministeeriumilt teemoona kaasa, erinevaid lihakonserve ja klassikaliselt ka Eesti võid ja kõike muud säärast. Aga olümpiaparaadvormid osteti alles Antwerpenis koha pealt, nii et sellist esindusriietust kodumaalt kaasa ei antud. Aga olgu siis ajaloo huvides ära öeldud, et see esindusriietus tookord oli sinine ülikond, kollakad kingad, õlgkübarad ja valged riiksärk koos lipsuga. See siis oli see, mida siis avatseremoonial eestlased kandsid. Ja reisiti koos soomlastega. Kuna soomlastel oli oma laevaga minek, siis eestlased munsterdasid ennast sinna laeva peale ja sõideti siis koos Soome sportlastega olümpiale ja kes meil olid siis koondises võib-olla nüüd lõpuks asja juurde ka. 3 spordiala, kergejõustik, tõstmine, maadlus ja kokku, kui ma nüüd siin ei eksi, siis oli nimesid 14. Jüri Losman, Aleksander Klumberg, Harald Tammer, Johannes Willemson, Reinhold Saulmann, Edward Hermann, Johan Martin, kergejõustiklastest Mihkel Müller, Hermann Krusenberg, Edward Pütsepp, Artur Kukk maadlejatest ja Neuland, Karl Kõiv ja Alfred Schmidt siis tõstjatest. Mina ei oska siit nüüd spekuleerida, kas mõni tugev jäi maha või oli kõik parimad tollest hetkest siis kaasa võetud, kuidas teile? No tegelikult raske öelda tagasivaatavalt, sest et ega sõja ajal ju väga palju võistlusi ei peetud, et ei oskagi öelda, kui palju väärilisi mehi sõidupiletist ilma jäid. Järgnev periood küll järgmise olümpiaadini 24, et siis oli meie tõstesportlaste võimas esiletõus.
aga sinna veel oli natukene aega minna, nii et ma usun, et see praegune või mainitud rivistus oli üsna niisugune esinduslik, et kindlasti võiks mõne nime piires vangerdada, aga vaatame siis nende meeste tegemisi. Ma võib-olla lisaks siit juurde, et suure tõenäosusega tugevaid sportlasi võis meil maha jääda, sest kui me vaatame ka nende meeste, kes välja läksid, kahjuks ei läinud ühtegi naisterahvast, millest on mul siiralt kahju. Ja ka järgmistel mängudel naiste osas ei ole me nii hästi esindatud, aga kui esiteks need väga paljud need sportlased, kes välja siit saadeti Eestist, olid väga universaalsed, et tõstja oli kergejõustiklane ja samamoodi kergejõustiklane võis ka tõstja olla. Ja teine osa see, et nii mõnegi puhul, kui me nende biograafiaid vaatame, siis oli ta võib-olla selle alaga, kus ta nii-öelda olümpiamängudel oli tegelenud suhteliselt lühikest aega tänapäeva mõistes. Et see jätab nagu selle võimaluse, et meil võisid olla mingid pojad, kes ei jõudnud sinna Tondi spordilaagrisse ja sel ajal, kui valmistuti olümpiale minekuks, nemad veel kaitsesid riiki. Nii et tegelikult, kui me nüüd teame, et tuldi tagasi 3 medaliga, siis, et kui oleks võib-olla olnud aega veidi rohkem ettevalmistuseks, võib-olla oleks neid medaleid sealt isegi rohkem toodud, sest et ehk oleks leitud veel mõni talent. Tegelikult minu arust on ikkagi ootamatult vähe. Delegatsioon oli ikkagi väike ja ainult 3 spordiala valikus, et seda ei olnud minu arust ikkagi mitte liiga palju, tõesti. Et mulle küll tundub, et oleks ilmselt leitud veel teistegi alade tegijaid, kui oleks olnud veidi rohkem aega. Aga oleme siis 14. augustis Antwerpeni olümpiastaadionil toimub lõpuks siis olümpiamängude avatseremoonia ja eestlastel siis vedas selles mõttes, et satuti kohe ajaloolisele tseremooniale, nähti nimelt siis 5 rõngega olümpialippu esmaheeskamist Antwerpeni staadionil, nähti esimest olümpiavannet ja rahutuvide lennutamist, mis oli ka uus traditsioon, aga meile on siis eriti tähtis see, et seesama Harald Tammer, palju räägitud mees juba, oli siis see, kes Eesti lipu esimesena olümpia avatseremoonial siis rahva ette tõi. Antwerpeni olümpiastaadion on siis koht, kus me sinuga, härra Rait Männik, oleme ühe korra seigelnud ja otsinud sealt neid jälgi, et kas sellel vanal staadionil Antwerpenis, mis tänapäeval kannab siis Beerschoti nime, ka mingisuguseid olümpiajälgi näha on, et see vana olümpiastaadion on, aga meie sealt seda väga palju ei leidnud. Tänapäeval on see rohkem jalgpallistaadion, aga tollal oli seal siis kas jooksuring olemas ja kui ta praegu mahutab napilt 10 000 või veidi rohkem inimest, siis tollal oli see mahutatavus ikkagi veidi suurem, et väidetavalt kuni 40 000 inimest võis nendel võistlustel tollal viibida ja need 40 000 siis nägid ka selliste Eesti olümpiadebüüti ja mis on põnev, siis ka tegelikult lisaks kergejõustikuvõistlustele peeti seal samas staadionil tollal ka tõstmisvõistlused vabas õhus ja need tõstmisvõistlused siis olidki meile eriti olulised, sest et kui me seda Antwerpeni meenutame, siis me ei saa kuidagi mööda minna Alfred Neulandi isikust, meie olümpiavõitjast esimesest. See on võib-olla jutu järgi üle võttes, et just see Beerschoti staadioni juurde jõudmine tõesti ei kujutanud ette, et see spordiväli kunagi oli olümpiamängude esindusareen ja Eesti spordiloole väga oluline paik, sest sel samal jalgpalliplatsil ju tegelikult või selle lähikonnas need eestlaste 3 esimest, Eesti riigi 3 esimest medalit ju võideti, et selles mõttes ei olnud seda väga palju varem teadvustatud, uuritud, aga kogu selle olümpia toimumine oli tegelikult väga lakooniliselt seal kokku võetud, oli üks meenutustahvel kivimüüri küljes ja ega suurt olümpia aurat või pühalikku tunnet ei olnud tegelikult seal murukamaral samme tehtud ja ka tegelikult kõrvalepõikena sinna staadioni sisse pääs õnnestus siis läbi tagaväravate ja mõõduka saksa keele oskuse põhjal, mis seekord tuli kasuks, aga 100 aastat varem saksa keel ei olnud küll võti, mis avanuks mingeid uksi või väravaid.
No Alfred Neuland, legendaarne kuju, no tema puhul on küll räägitud sellest, et tema olümpiale pürgimise kihk oli nii suur, et tema tugevam ala oli tõstmine, aga et eelmistel mängudel tõstmist kavas ei olnud, siis tema olnud kohe tõsiselt mures selles, et kui tõesti enda parimad oskusid seal oma tugevamal spordialal näidata ei saa, et mida siis teha, et olümpiale hirmsasti tahaks minna. Ja nii ta siis hakkas uurima teivashüppe saladusi ja mõne muu spordiala salanippe veel. Aga teadmine, et tõstmine siis kavas oli temale nagu pääsetee. Ja tõstmises tollal oli ta nagu tõeline maailma suur nimi, kuigi mitte suur oma kehakujult, kergemates kaaludes ta võistles. Ja tema oli ka üks nendest, kes aitas kaasa tõsteviiside arengule. Tema lai haare rebimise puhul oli midagi niisugust, mis Euroopa konkurentidel oli natukene uus ja ei tekitas pahameelt. Mitte küll veel nii palju 20. aasta olümpia puhul, aga hiljem selle võrra rohkem. See on huvitav. Tahad sa sellest 2 sõna rohkem rääkida? Seda ma olen ka ise mitu puhku lugenud, et Neulandil oli justkui see uuendus, aga suudad sa selle veidi rohkemate sõnadega lahti rääkida, mida täpselt ta siis teisiti tegi, kui varem tehti või et mida varem teisiti tehti, kui Neuland tegi? Ega meil siin väga suured tõstespetsialistid vist väga ei ole, aga arvestades, et kui kangist kinni võtta ja teha seda kitsa haardega, nii et kätte vahele jääb ehk 10-20 sentimeetrit, siis see kangi teekond üles pea kohale on ju selle võrra pikem. Et kui võtta kangist natukene laiemalt kinni, siis tuleb teda natuke madalamale tõsta või kuidas seda nüüd öeldagi. Ja selline kavalus, võib-olla sõjakavalus, sõjategevuse läbinud riigi sportlasena oligi midagi niisugust, mida mujal ei olnud praktiseeritud. Muidugi tollal koosnes tõstmine ju mitte nii nagu tänapäeval revimisest tõukamisest, vaid erinevaid tõsteviisi oli koguni 5, 1 käega, 2 käega ja ega nüüd ühes ainsa tõsteviisi peenduste tundmine ei olnud veel see, mis kokkuvõttes kulla tagas, et mees pidi ikka ise tubli olema. Et Neuland siis veel kord täpsustavalt, et oli siis see mees, kes tõstis esimesena kangi nii nagu praegu kõik tõstjad tõstavadki, ehk siis tegelikult käed on võimalikult laiali. Mina veel omalt poolt lisaks, mille Neuland kasutusele võttis, mis tänapäeval võib-olla jällegi tundub niivõrd loomulik ja lihtne, on tema haaras siis kangi nõnda nimetatud lukkhaardega, mis sisuliselt tähendab siis seda, et kui sa paned oma näpud ümber kangi, et siis 4 ülejäänud näppu haaravad ümber kangi siis pöidla enda alla, et siis kang on mulle jällegi tõstemise spordi võõrale inimesele tundub, et siis kang on palju paremini sul käes. Ja see, mis tänapäeval tundub, on väga lihtne ja tavaline, jällegi 100 aastat tagasi, kui kõik spordialad alles arenesid, oli midagi uuenduslikku. Et selles mõttes jah, on Neuland üks Eesti ikkagi spordi suurkuju, kuna ta sai ka siis esimeseks eestlaseks ju, kes oli korraga nii valitsev maailmameister kui olümpiavõitja. Kindlasti oli ta suur kuju ja nagu me tema hilisemast elust teame, tegelikult oli ta ka päris värvikas isiksus laiemalt, nii et Valgast pärit mehena ta ju elas ka olümpiavõitjana Valgas edasi ja oli seal selline tuntud tegelane nii-öelda ka Valga seltskonna elus ja ettevõtluses ja ka spordi edendajana. Tublisti tegutsenud mees, kellele siis tänasel päeval on Valgas ka püstitatud uhke mälestusmärk. Aga Neuland ei olnud ju sugugi ainus tõstja, kes siis medalini jõudis. Teise Eesti tõstjana siis tuli medaliga kodumaale veel ka Alfred Schmidt, hilisema nimega Ain Sillak, kes võitis hõbemedali siis kehakaalus kuni 60 kilo. Mina võib-olla siin, kui ma eelpool vihjasin korra sellele, et me peame arvestama, et tollane sport võib-olla ei olnud kohati nii professionaalseks arenenud, et kui me tänapäeval räägime, et
6-7-aastaselt juba oleks hea teatud spordialadega tegelema hakata ja seetõttu me ei teagi, kas olid meie parimad pojad seal mängudel väljas, et ma nagu siit natukene jällegi räägiks, kui andekas näiteks Ain Sillak siis hilisema eestistatud nimega oli, et tegelikult tema nii-öelda CV-d vaadates, et väidetavalt hakkas ta tõsiselt sportima alles 1913. aastal ja esimese maailmasõja ajal siis umbes 16-17, siis ta osales näiteks maratoni jooksudes ja ikkagi tõsiselt tõstetreeningutele on tema mälestuste põhjal öeldud, keskendus ta siis ikkagi alles seal Tondi sõjaväe spordilaagris. Aga selle tulemuseks ikkagi oligi see hõbemedal siis olümpiamängudel, et jah, nii me ikkagi nendest mängudest rääkides, et jah, me ei saa väga tihti nagu tõsta ümber neid tulemusi, arenguid ja kõike seda tänasesse päeva, et alati peab jah seda konteksti siia kõrvale rääkima. Ma ikkagi ütleks selle ära, et Schmidt-Sillak oli siis kaal kergem kui Neuland. Oleks ka see kaksikvõitu me ei saanud. Jah, kaksikvõitu me ei saanud ja et oleks dokumenteeritud, siis Neulandil olid natukene raskemad kangid ja raskemad konkurendid ja kui Sillakul aga tõesti uskumatu mees selles mõttes, et tõstma hakkas alles 1919 ja aasta hiljem oli juba olümpiahõbe. Selles mõttes Ain Sillak või Alfred Schmidt siis väga väärikas tegelane ja kui hästi lühidalt seda Eesti tõstmisedu veel siia tuua, siis veel 2 aastat hiljem siis ju oli Eestil tõstjaid veelgi rohkem neid medalivõitjaid, kui me räägime kodustest maailmameistrivõistlustest Tallinnas 1922. Kus siis 5 kehakaalust 3 võitsid eestlased kulla, mis näitab seda, et meil seda tagalat ikkagi ju oli. Ja võib-olla ikkagi see lühike treenimisperiood nüüd ei ole midagi hullu, et suure tõenäosusega meie meestel olidki nii-öelda see füüsiline baas oli lihtsalt nii hea, et lihtsalt peab jah ära mainima, et nii Schmidt, Sillak kui ka Neuland on ikkagi jah korduvalt ka maailmarekordeid püstitanud, et selles mõttes on nad igatpidi sportlikus mõttes tegijad. Aga 3. medalist oli meil veel ja see oli siis maratoni jooksja Jüri Losman. Nagu juba vihjasime, et meil edukad võistlused toimusid kõik seal Antwerpeni olümpiastaadionil, ka tõstmisvõistlused ja ka Jüri Losmani medalivõit toimus seal samast Antwerpeni olümpiastaadionil, kus siis maratoni finiš ju aset leidis. Ja Jüri Losman on siis mees, kelle maratoni finišit on nimetatud ka legendaarseks, kuna tal nimelt väidetavalt polevat olnud täpselt andmeid, kui palju veel joosta on jäänud ja tal olevat jäänud jõudu nii palju sisse, et tegelikult ta ise lootis võitjaks tulnud Soome legendi Hannes Kolemainenit siis ikkagi kogu aeg kätte saada, aga kuna ta arvestas sellega, et tal on lõpuspurdiga veel aega, siis lõpuks tuli see staadion talle nii ootamatult, et ta lihtsalt ei jõudnud seda spurti teha ja jäi soomlane temast, kas oli see umbes 13 sekundit vist ette ja Losman oli väga rahulolematu finišis oma hõbemedaliga. Jah, seda lugu on ka spordiloos päris omajagu räägitud, ka Losman ise on meenutanud, et on kurtnud, et müüski nii-öelda oma šansid sellega, et hoidis end tagasi ega riskinud varem spurtima hakata. Et tookord Antwerpenis olümpiamaraton oli küll tänapäeval meil teadolevast natukene pikem, poole kilomeetri jagu, aga nagu me täna teame, siis võinuks olla veelgi pikem. Ja on ta rääkinud ka seda lugu, et kui uurinud möödasõitvate ja võistlejaid jälginud jalgratturite ja pealtvaatajate käest, et kui palju siis distantsil lõpuni aega on või siis tegi ta seda saksa keeles ja see me teame ei olnud tookord kuigi tõhus abivahend selguse loomisel ja nii, kui talle olevat näidatud 2 sõrme, siis Losman arvas, et see on vastus tema küsimusele, et kui palju lõpuni veel distantsi on, et 2 kilomeetrit, aga ju siis näidati talle, et mitmendal kohal ta on. Nii ta siis olevat jõudu veidi tagasi hoidnud ja tõesti jõudis staadionile reipama sammuga, kui Hannes Kolemainen
ja see vahe tõesti 12,8 sekundit, et meeste maratonijooksus esimese kolmveerand sajandi jooksul nii nappi võitu ei olnudki. Võime ka natukene kurvastada selle üle, et Eesti riigi esimene olümpiakuld seetõttu pisut viibis, et toimus see jooksis 22. augustil ja tuli Eesti riigi esimene medal ja nädal hiljem 29. augustil siis ühel samal päeval sai Eesti spordilugu veel 2 medali võrra rikkamaks, et Alfred Schmidti hõbe ja Alfred Neulandi kuld. Ja kergejõustikus oli tegelikult Eesti kõige suurem medalilootus enne mänge ju seotud Alexander Klumbergi nimega, kes juulikuus Tallinnas võisteldes napilt teada saanud, et on olemas niisugune spordiala nagu kümnevõistlus ja Leopold Tõnsoni, Harald Tammeri abiga soomlastelt ka üks kümnevõistluse tabel välja aeti ja saadi aimu, millised on maailma tipptulemused. Asuti usinalt treenima ja juulikuus võisteldes Tallinnas Alexander Klumberg tegelikult püstitas maailma rekordi või ületas maailma rekordi tulemuse, aga kuna Eesti ei olnud kergejõustiku Rahvusvahelise Kergejõustiku Liidu liige, siis seda ametliku tipptulemusena ei fikseeritud. Võidu tulemus tollase punktitabeli järgi oli 7360 punkti ja see oli siis piisav tegelikult Klumbergi enda meelest, et 6 aega hiljem jalutada olümpiastaadionil alad läbi ja võtta kuldmedal. Ja tegelikult võimalused selleks olid ju olemas, et olümpiakuld võideti 6800 punktiga, mis on 550 punkti vähem kui tulemus juulikuus, aga olud olid rasked, kimbutas ka haigus ja vähene treenitus, et on ta endale tuhka pähe raputanud seoses sellega, et võinuks usisemalt treenida. Ja tegelikult medali võimalus oli tal ju mitmeid, et kui avamine mängudel toimus 14. augustil, siis kergejõustik algas päev hiljem, algas kohe Klumbergi trumpala odaviskega, kus ta soomlasest konkurentide ja kohtunikega heideldes sai väga tubli 5. koha, aga ise oli ta samamoodi rahulolematu nagu Lossmann peale maratonijooksu. Ja neid seiklusi, sekeldusi, mis selle odaviske võistluse juures olid, on ka päris huvitav tegelikult võib-olla siin koondatult edasi anda. Et hommikul, kui toimus eelvõistlus, siis esimese katsega põhimõtteliselt tagas pääsu lõppvõistlusele ja lõppvõistlusele õhtupoolel, aga tema teisel katsel olevat odaviske vise õnnestunud niivõrd hästi, et oda maandus tublisti üle Eesti rekordi, mis oli pisut üle 60 meetri ja 65 meetri lähedale. Oda tungis maasse, murdus pooleks, märk jäi maha ja see oli tol hetkel liidri tulemus. Aga olevat siis kohtunikud, kes olid soomlased, viidanud sellele, et Alexander Klumberg riivas hoovõttu lõppu piiravat latti ja tulemus läks tühistamisele. Ise ta muidugi seda kuidagi omaks ei võtnud ja tema haavadel lisas veelgi soola see, et kui kokkuvõttes peale viimaseid katseid, kus ta õhtupoolikul juba siis võisteldes pisut libastus ja viskas oma parima tulemuse üle 62 meetri, et see 62-39 mõõdeti pool sentimeetrit lühemaks kui ühe soomlase katse ja nii jäigi soomlastele siis nelikvõit ja eestlasele 5. koht. Ja et kõike seda seikluslikast faabolt edasi anda, siis hommikuse võistluse ajal juhtus ka selline lugu, et Soome odaviske suurkuju Jonni Müüra, kes hiljem kuldmedali võitis, sai vigastada, kui konkurendi oda peale viset mööda maapinda lapiti libises ja soomlasele õlga tungis. Et too viske sooritaja olnud üsna ähmi täis ja õnnetu, aga vahva soomlane olevat rahutanud, et ei, et niisugused asjad on odaviske juures täiesti tavalised ja ei maksa selle pärast muretseda. Ja lõppes siis tema jaoks see kõik hästi, et kuldmedaliga. Et niisugused seigad on siis kergejõustiku areenilt edasi öelda
ja muidugi lisaks 10 võistlusele odaviskele oli kavas ka 5 võistlus, aga kui viltu peab vedama, siis lihtsalt veab. 5 võistluse tulemus pandi kokku sel moel, et iga ala paremusjärjestuse järgi saadi kohapunkte, need liideti kokku ja peale kaugushüpet, odaviset, 200 meetri jooksu ja kettaheidet oli Blumbergi punktisumma täpselt 8. Ei olnud tal õnne. Näiteks kaugushüppes, kus ta sentimeetrite mängus jäi võistlejate rivi taha otsa ja odaviskes, kus ta võitis mitme meetriga, ei andnud seda talle boonust. Et esimesena jäi ta välja 1500 meetri jooksust ja sinna kadusid ka osad medali šansid. Nii et, ja kuna 10 võistlus külmas ilmas lõppes tema haigestumise tõttu katkestamisega, siis sealt meil medalit ei tulnud, aga küllap lisas sportliku indu, et 4 aastat hiljem olümpiamedalite pärast võistelda. Sa mainisid seda kehva ilma ja see kehv ilm oli midagi sellist, mis neid Antwerpeni mänge olevat saatnud ka laiemalt ja seda kurtmist põhjustanud just selles osas ka, et staadioni kvaliteet, räägate kvaliteet ei olnud palju vihma sadanud päevadel enam väga hea ja see kergejõustik ikkagi üksjagu sai kannatada. Aga soomlastest veel rääkides, siis tegelikult just Soomest tuli ka üks nende mängude suurimaid tähti ju, nimelt lendava soomlase Paavo Nurmi karjäär tegelikult või selline maailmalend sai ju alguse just Antwerpeni olümpiamängudelt, kus ta siis alustas nii-öelda oma teekonda suures spordis 3 olümpiakulla ja hõbedaga. Nii et selles suhtes olid need ka võimsad mängud, et üks selliseid Soome spordi suuri nimesid sealt siis oma lenda alustas ja tegelikult kogu Soome sport sai endale päris head reklaami nende mängudega. Soome oli üks edukamaid medaliriiki ju üldse nendel võistlustel seal. Aga kui veel korraks tulla tagasi nende jääalade juurde, et põnev on võib-olla ka ära selgitada see fakt, et miks üldse Antwerpeni nii-öelda suve olümpiamängude kavas olid siis jääalad ehk siis täpsemalt iluuisutamine ja jäähoki. Et ainus selgitus siin on see, et tegelikult eraldi talimänge tollal lihtsalt ei peetud ja seda sellist suurt vahet ei olnud veel sisse tehtud, et mis on talisport ja mis on suvesport ja jääalasid oli olümpial nähtud juba varemgi, et tegelikult iluuisutamist nähti esimest korda olümpial juba 1908. Ja see ainus selgitus on siin see, et tegelikult oli siis juba tollal see kunsti ja tegemise oskus olemas ja sai võistelda nendel aladel ja loomulikult olid need siis ka olümpiakavas. Nii et esmakordselt siis nii jäähoki kui iluuisutamine ja Antwerpeni jäähallis või jääpalees neid võistlused siis aprillis tõesti ära peeti ja hokiturniiri külastasid teist hulgas siis ka Põhja-Ameerika suured hokiriigid USA, Kanada ja omavahel siis ka olümpiavõitja selgitasid ja on siis ka räägitud sellest, et tegelikult tolle aegse maailma jäähoki kõige kõvem mäng üldse, see USA-Kanada mäng, mille siis Kanada 2-0 tookord võitis, nii et selliste omamoodi jäähoki ajalugu tehti ka. Ja veel kui jäähokist rääkida, siis võib siin rääkida 2 sõnaga näiteks Rootsi jäähoki saavutustest, mis tollal olid veel olematud. Rootsis oli tollal populaarsem palli või talvine jääsport oli jääpall ja uus mäng jäähoki, siis neid jääpallurid niivõrd köitis, et Rootsi jääpallurid tahtsid proovima minna hokit olümpiamängudele, aga neil polnud väga palju teadmist, kuidas hokit mängida ja nii nad olid siis seda uut spordiala harjutanud jääpalli varustuses ja jääpalli keppidega ja nende hokikoondise väravavaht olevat siis Antwerpenis ennast kaitsnud kaitseriietusena olevat kasutanud vehklemisriietust, kaasa arvatud siis neomaskina vehklemismaski. Nii et selliseid vahvaid fakte võib-olla siia veel jäähoki ajaloost juurde. Ja sellest talispordi nädalast võib-olla ka see, et võib-olla tollast elukorraldust annab edasi see, et kuivõrd Antwerpen ise selle olümpiakorraldusõiguse sai ainult aasta jagu varem ametlikult teada, et 5. aprillil 1919, siis kavas olevate alade loetelu saadeti maailmas laiali alles 20. aasta alguses, sealt jäi ju 2-3 kuud esimese olümpianädala alguseni ja see, et
taliolümpiaalad kavas olid, oli suuresti tänu kas nüüd juhusele, aga kokkusattumisele või meeldivale tõsiasjale, et niisugune jääpalee Antwerpenis olemas oli. Kui talispordi nädal algas 20. aprillil, siis võistlustega alustati 3 päeva hiljem, nii et küllap selle 3 päeva jooksul vaprad Rootsi hokimehed said siis natukene aimu, et mismoodi, või jääpallurid said aimu, mismoodi seda hokit mängida. Jaa, segan veel korra vahel. Üks asi meil tuli meelde, et osa rootslastest või ka Euroopa hokimängijatest olevat kasutanud neid nii-öelda lamedaid kiiruisutamiseuiske ka veel, et see tegi nende selle hokimängu ilmselt veel keerulisemaks. Ja kõige selle tegi veel keerulisemaks tollane võistlussüsteem, mis algas siis eelringidega, midagi, mis meenutab tänapäeva play-offi. Ja ühelt poolt jõudis hokifinaali siis Kanada, tegelikult oli tegu võistkonnaga Winnipeg Falcons ja teiselt poolt jõudis olümpia lõppkohtumiseni ei keegi muu kui Rootsi. Rootsi selle kohtumise küll kaotas ja tasuks ei olnud neile mitte hõbemedalid, vaid võistlussüsteem sätestas asjaolud nii, et tuli uus hõbeda ring nende meeskondade vahel, kes olid Kanadale kaotanud. Seal pani USA enda ülemvõimu maksma Euroopa konkurentide vastu, jõudis hõbedani ja kui nüüd üks arvata, et rootslastel oli võimalus minna pronksi vastu võtma, siis ei, toimus veel üks lisamäng. Rootslaste jaoks 5. kohtumine 5 päeva jooksul, kaotasid Tšehhoslovakkiale 0-1 ja nii jäid siis hokifinalistid sootuks medalita. Ja samasuguseid seiklusi tuli ette ka siis mitu kuud hiljem toimunud jalgpalliturniiri ajal tegelikult, kus finaali jõudis korraldaja Belgia vastu Tšehhoslovakkia, aga kohtunike soosing ja ka võib-olla mõned sündmuste arengud, mis ei ole täpselt teada, igal juhul põhjustasid Tšehhoslovakkia mängijate hulgas nii palju pahameelt, et nad finaalkohtumise jätsid pooleli, marssisid platsi pealt ära. Ja samamoodi, et finaali jõudub meeskondi lõpuks siis medalita. Ja kogu seda, jalgpallil ikkagi ilmselt tookord oli juba tõelist kasvutrendi tegemas ja see, kuidas on kirjeldatud, kuidas hõre sõdurite ahelik pidi pealtvaatajate masse platsit eemale hoidma, ei toimunud hästi, lisaks olevat nad ka Tšehhi jalgpallurite kohta halvasti öelnud ja žestikuleerinud ja mängu lõpupoole veel lausa Tšehhi lipu puruks rebinud, nii et niisugused seigad ka tulevad ette ja et see jalgpalli ja jäähoki teema nüüd veel kokku võtta, et siis jalgpallis finaali jõudnud meeskonna kapten oli tegelikult ka hokimeeskonna mängija ja sai siis hokiturniirilt pronksi. Nii et sündmusi rohkem ja traagikat rohkem kui mitme turniiri jagu. Rootsi jäähokimängijatel ei ole siin mitte kedagi muud süüdistada kui oma kaasmaalast Erik Bergvalli, sest et selle imeliku turniirisüsteemi oli välja mõelnud üks rootslane ja selle nimetatigi siis tema nime järgi Bergvalli süsteemiks, nii et palju õnne kaasmaalasele siis selle eest. Aga tulles nüüd tagasi veel meie enda sportlaste juurde, Kaarel, kas sa oskad öelda, kui palju sellest kõigest, sellest esimesest olümpial käigust meie spordimuuseumi seinte vahel tänaseks on jõudnud sellist talletamisväärset materjali? Tegelikult nii ja naa võiks öelda, et meil on päris huvitavaid fotosi sellest mängudest, et tõesti see, et just hiljuti sai neid veel üle lapatud, et mõned päris kujukad fotod sealt avatseremoonialt, kus siis tõesti on näha sinimustvalget lippu ja küll on mustvalged fotod, aga siis selles samas esinduskostüümis meie mehi ja kus seal sama eelpool mainitud Leopold Tõnson, kes küll avatseremoonial
seal delegatsiooni juures viibides oli Eesti Kaitseväe rõivastuses, kuna ta oli ka ju Vabadussõjas ohvitser olnud Kalevlaste malevas. Aga lisaks on muuseumisse jõudnud, on vähemalt väljapanekus meil ju ka seesama Ain Sillaku, Alfred Schmidti hõbemedal hoiul meie käes muuseumis, kui me jälle avatud oleme, saate vaatamas käia ka Alfred Neulandi enda kuldmedalid, päris mitmed osavõtja diplomid ja üks medal, millest võib-olla tavainimesed teavad vähem, aga vähemalt varasemalt oli see hästi oluline, et kõigile osavõtjatele jagati ka osavõtja medaleid ja neid on meie majas päris mitmeid. Et on need tunnustused sellest, et kuidas olümpiamängudel, et see inimene ikkagi on olümpiamängudel käinud. Võib-olla natukene kurvem lugu on selles osas, et päris seda avatseremoonia või õigemini meie seda paraadriietus, et see on ka spordimuuseumi kogus olemas, aga siin on üks kerge nüanss, et need, mis spordimuuseumis väljas on ja ka meie kogudesse kuuluvad, et see paraadriietus tegelikult on koopia. Aga meie töötajatena arvame, et vast see on väga originaalilähedane koopia, mitte niisama koopia. Küllap see nii on. Ma olen aru saanud, et need fotod, mis tegelikult väga unikaalsed ja toredad fotod, et need on põhiliselt seotud kõik ühe nimega, et olümpial maadlejana viibinud Mihkel Mülleri nii-öelda isiklikust pärandusest siis pärinevad fotod või eksin ma? Jah, tema käest on meile tõesti päris palju saabunud. Siiski on ka teistelt on need üksikud pildid, aga tõesti see isik siis Mihkel Müller, õigemini jah, hiljem on tema eesnimena kasutatud ka Mikot, seda vist seetõttu, et ta oma elu, õigemini juba ikkagi Eesti esimese iseseisvusperioodi ajal sattus elama Soome, kus ta ka siis maetud on Helsingisse, et tema käest on üksjagu neid fotosid tulnud, et meie jaoks ta võib-olla sportlasena nii, kuna ta mängudel oli alles või võib-olla siin Neulandi tulemust võrreldes oli ta Antwerpeni olümpiamängudel 18. maadluses aga tema võib-olla see fotopärand on meile võib-olla isegi olulisem kui tema nii-öelda see sportlik saavutus. Aga eks neid materjale nende Antwerpeni mängude kohta, et nendega on ikka nagu need varasemad, et spordiajaloolased leiavad neid, nagu Kalle isegi on leidnud arhiivist erinevaid dokumente, kuigi neid tuleb ikkagi päris palju vaeva näha ja otsida, kuidas sinna mängudele saadi või ka siis otsida tolleaegsest ajakirjandusest neid vihjeid, et kui palju siis tolleaegne vabariigi valitsus ikkagi eraldas siis raha mängudel osalemiseks ja ikkagi mälestuskilde siit ja sealt, et mis seal täpselt toimus ja millised tundmused Eesti sportlastele sinna mineku osas olid või tagasituleku osas, et mul ise just ajakirjandust lugedes siis on teada see Soome vapper võistkond, kes ikkagi väga edukalt esines, et kuidas neile isegi sõjalaevastik saadeti vastu, kui nad tagasi teel olid ja eks eestlased tegid ka vastuvõttu oma võimetele vastavalt, vähemalt lugedes tolleaegset ajakirjandust. Ja, võib-olla see olekski selline ilus lõpp sellele meie tänasele ülevaatele Antwerpeni mängudest, et ega meie kangelasi tervitati ikkagi väärikalt. Ei saa ühtegi paha sõna öelda, et rahvas ikkagi oli pidutujus ja sadamas koguneti ja suure nii-öelda paraadi ja orkestri ja rongkäikudega ikkagi liiguti sealt edasi kesklinna ja neid tervitusi ja tseremooniaid korraldati uhkeid, nii et
Et minule küll tundub, et meie sportlaste vastuvõtt oli absoluutselt väärikas kodumaal. Jah, on olemas ikka ka see pilt, kus Alfred Neuland siis küll kodumaale naastes oli ta vist sõjaväelase vormis jällegi, aga kus tal on Tammepärk peale pandud ja ka seal on näha ka muudes kohtades, kus on sellistest puuokstest tehtud siuksed triumfikaared lausa vist, mille taustal eestlased on pilte teinud ja no mis võib-olla veel ikkagi, et vahel, kui väga sellest Antwerpeni mängudest kaugemale minevikku vaadata, siis võib-olla me oleme takkajärgi nii-öelda neid sportlikke saavutusi hindama hakanud, siis ikkagi paistab, et sel hetkel vähemalt ajakirjandus ja arvatavasti siis teatud spordiüldsus ikkagi rõhutas seda, et juba sel hetkel ikkagi saadi aru, millega hakkama oli saadud, et ikkagi need laused, et nüüd me käisime esimest korda iseseisva võistkonnaga väljas, et see lause on ikkagi täiesti mitmes kohas ilusasti olemas, et ehk seda suurt, et kui meie tänapäeval spordiajaloolastena ikkagi näeme, et see oli väga oluline maamärk Eesti spordiloos, et ka nad ise vist said aru, et nüüd me oleme vundamendi millegi suurema jaoks valanud. Nii et kui me siin saate alguses rääkisime sellisest püstitatud lähteülesandest justkui, et Eestile sellist maailma silmis tunnustust ja ka oma enda jaoks olulist sellist tunnustust selle spordi kaudu leida, siis tegelikult võib vist öelda, et tegelikult saadi sellega seal Antwerpenis ka ilusasti hakkama, et selline jalg saadi ukse vahele ja ennast näidati. Ja, ei, seda kindlasti, sest miks see aeg-ajalt võib-olla tekib küsimus, et miks eestlased hindavad rohkem olümpiamänge kui võib-olla mõne teise spordiala suurvõistlusi, siis me ei ole olnud seal esimeste seas, kes olümpiamängudel osalevad, aga kui ikkagi vaadata osalevate riikide arvu ja võrrelda seda tänapäevaga, et siis võib öelda, et me oleme selle nüüdisaegsete olümpiamängude nii-öelda sünnile väga lähedal ikkagi olnud. Ja see vist, ta on ikkagi meile väga oluline, et kui veel üks huvitav fakt välja tuua, on ikkagi see, et väga suur hulk sellest tollaegsest Eesti sportlaste olümpiadelegatsioonist olid hiljem või iseseisvusperioodi ajal väga olulised Eesti spordijuhid, et mehed, kellest me võib-olla veel ei ole siin täna rääkinud, Reinhold Saulmann või Johannes Willemson või needsamad Harald Tammer, kes oli pikka aega Eesti spordilehe juht või Aleksander Klumberg-Kolpere hilisema nimega, kes oli ka spordijuht või käis vahepeal isegi Poolas oli treener ja nii edasi, et seal oli veel mitmed mehed, kes tegelikult juhtisid edasi seda Eesti spordielu ja loomulikult delegatsioonijuht Leopold Tõnson, et kõigi nende naljakate juhtumiste juures oli see meie jaoks väga, väga tõsine spordisündmus ja ju see mängudel käimine, et ju see andis ikkagi indu tegeleda selle Eesti spordielu arendamisega edasi. Ja kui vaadata laiemalt veel, ütleme siis ka seda positsiooni, kus Eesti nendel olümpiamängudel ja ka järgnevatel olümpiamängudel oma medalivõitudega või sellises maailma riikide pingereas siis tegelikult olime me üsnagi kõrgetel kohtadel tollal ja ei olnud siin tõesti häbeneda midagi, et Eestit võis tollal pidada igati arenenud spordiriigiks küll ka sellises maailma üldpildis. Et seal saavutus poole pealt oli kõik korras ja see, et see innustus edasi nii-öelda püramiidi madalamatele astmetele sealt tuli, selles ilmselt ka kahtlust ei olnud, nii et selles suhtes eesmärk tõesti täideti. Ja kui siia kuidagi veel mingisugune lõpuüldistus teha, siis mulle tundub, et see sama 20. aasta olümpiakangelaste vastuvõtt, selline pidulik meeleolu ja need paraadid ja tseremooniad ja orkestrid, need või tuled ja viled, nagu tänapäeval moodsas keeles öeldakse, et need panid tegelikult ilmselt alusega sellisele võib-olla peaaegu et tänasesse päeva kestvale traditsioonile, just nimelt spordisangarite sellistele pidulikele vastuvõtud tseremooniatele.
mida me oleme näinud siin jah, tõesti kuni viimase ajani välja. Kui kuskilt keegi võiduga tuleb, siis ikka selliseid suuri rahvapidusid ju korraldatakse. No spordisangaritele on jah tõesti aegade algusest ju elavalt kaasa elatud ja kangelasi nendest lugu peetud, tehtud kingitusi, austatud ja vastu võtud ükskõik, kas tänapäeval siis lennujaamas on olnud või varasematel aegadel Vakssalis sadamas on olnud väga rahvarohked ja enne võistlejate saabumist, kui olümpiad veel toimus, et ka siis võimaluste piires neid reisikirju on rääkida just 20. aasta olümpiast ikkagi avaldatud, et just 20. aastal oli siis see ajaleht Vaba Maa, kus olümpiasõnumeid ilmus alates augusti viimasest veerandist. Ja iga päev toodi esilehel ära lühike ülevaade pealkirjal Olümpiamängud Antwerpenis ja hiljem oli plaanis anda ka täielik ülevaade üksiktulemustest, aga see peale mängude lõppu pisut soikus. Küll aga siis hiljem on meil teada see erakordne olümpiaraamatute fenomen Eestis, kui need ilmus väga suures arvus ja spordileht ja muud trükised on eestlaste ja muu maailma atleetide tulemusi väga adekvaatselt kajastanud. Minule tundub, et me oleme selle Antwerpeni mängudega siin loo ilusti kokku võtnud või on teil jäänud veel midagi südamele või ütlemata? No üksikuid seiku mängude toimusest ju veel võiks esile tuua, aga lõppakordiks ei ole nad vast kõige paremad. Kui ehk välja tuua ka see, et Antwerpeni mängud olid esimesed sellistest, kus osa olümpiavõistlusi korraldati väljaspool Belgiat, kahes riigis, nii et tegelikult purjeregatt, mis mõnes mõttes ka eestlaste meeli on kõditanud aastakümneid hiljem. Et see oli esimesi võistlusalasid, mis toimus juuli alguses ja tegelikult oli seal suured segadused. Paadiklass oli kokkuvõttes 14, 7 nendest osales vaid üks paat. 5 klassis oli paate vist 2 ja kokkuvõttes kogu regati peal oli vaid üks purjejaht, mille meeskond medalita jäi. Et üks võistlusklass osales 2 hollandlast. Nende võistlussõidud jäid toimumata, kuna meremärk läks triivima, polnud mahti seda juulikuus mingil põhjusel uuesti ankurdada ja sõitu läbi viia. Nii anti siis Hollandi olümpiakomiteel ülesanne 2 kuud hiljem, septembri alguses, paar sõitu Amsterdamis läbi viia ja medalid ise välja jagada, nii et selliseid sekeldusi tuli ka veel ette. Ja septembrikuusse jõudsime, need tõesti mängud siis lõpule hakkavad jõudma, nii et mis me siis ütleme kokkuvõtteks? Kokkuvõtteks ma tegin lahti praegu medalitabeli ja näeme siis, et USA oli suurim medaliriik, võideti 41 kulda, Rootsi ka juba täna mainitud riik 19 kullaga teine, Belgia korraldajamaa jäi 4. Soome medalitabelis 6, 15 kuldmedaliga jäi Eesti väga kõrgel, tõesti kõrgel 14. kohal. Nii et päris kõva debüüt. 1 kuld ja 2 hõbedat. Ei saa salata. Jääme sellega rahule ja tõmbame siis tänaseks otsad kokku. Aitäh, et kuulasite. Kõike kena. Nägemiseni.